See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on taas eetris ja täna on mul stuudios külas 2 head sõpra ja kolleegi, Karl Salumäe Äripäevast ja vabakutseline autoajakirjanik Tõnu Korrol. Ja tänane selline teema, miks ma nad siia kutsusin, on natukene siis, nimetame seda peenelt sarjaks, 3. osa ringraja teemadel, et kui kunagi käis siin Martin Rump rääkimas ringraja sõidust sellisel ülikõrgel tasemel ehk Le Mans, siis käis siin hiljuti Peep Pihodalo, kes rääkis hobisõidust, aga ka päris suurel tasemel ehk tema on läbinud Nürburgringil umbes 2000 ringi ja siis kõik muud Euroopa ringrajad. Minge otsige, septembrikuus see oli. Ja siis 3. osa, mis ma lubasin toona, on ringrajal käimine rohujuure tasandil. Et me kõik oleme seda siin rohkemal või vähemal määral teinud. Karl on päris palju sõitnud näiteks mannergute mõõduvõttu. Tõnu on käinud oma isiklike autodega, ütleme, pigem keskmisest Eesti autohuvilisest rohkem, näiteks Audrus sõitmas. Ja olen ka ise paar korda sattunud. Räägime, natuke arutame, et miks me seal käime või ei käi, millega seal võiks käia ja mida silmas pidada. Aga kuna nad mõlemad siia mul mugavalt sattusid ja tegemist on harva juhusega 2 autoajakirjanikku, kes on saanud teha proovisõitu tutika, põhimõtteliselt uue Ferrariga ja proovisõitu ikkagi nii, et sai ka sõita, mitte minu kogemus piirdub Ferrari Roomaga, millega võis sõita Tallinnas korra Piritale ja tagasi. Et ma nimetan seda Ferraris istumise kogemuseks. Teie seoses Eesti Autogala sportauto žüriisse kuulumisega oli sportautode sõidupäev ja kohal oli Ferrari 296 GTB. Mõistlik hübriidauto, mille järgmine aasta automaks ei olegi väga kõrge, nagu keegi siin välja arvutas Instagramis. Ja, kuidas alustada? Oli see teil mõlemal esimene Ferrari sõidukogemus? Ma lasen Karlil alustada, sest mulle tundus, et tema oli rohkem elevil sellest autost. Ma olin ka elevil, aga Karl oli rohkem. Minule jaoks ei olnud, ma sain selle Ferrari Roomaga töristamise samamoodi teha nagu sina. Kuskil pool tunni enne sind siis. Aga see oli minu jaoks ka selline esimene korralikult Ferrariga kuumaandmine ja kust ma alustan? Ma alustan sellest, et teadupärast selles sportauto finalistide nimekirjas on ka BMW M2. Ja kui ma siis enne seda proovipäeva enda peas juurdlesin, et mine tea, et äkki see M2 päris teedel, päris elus kasutades pakub isegi samalaadse või isegi mõnes mõttes nagu muhedama kogemuse kui see Ferrari, siis pärast Ferrari roolist tõusmist ei olnud nagu üldse mingit küsimust. Et see üllatus mind ikka tõsiselt, et ma ei pea ennast nüüd just kõige... Nii, Tõnu paneb telefoni vaikseks. Ma ei pea ennast just kõige vähem kogenuks inimeseks, mis puudutab ka sportautosid. Aga kui ütleme 0-100 väga sükse välke paukkiirenduse on sellised võimsamad elektrikad meil suhteliselt ära demokratiseerinud, siis see Ferrari paneb 100-200 veel samamoodi edasi. Et see oli midagi niisugust, millele ei osanud enne seda sõidupäeva mõelda. Nüüd on see siis kogetud ja tõeliselt vägev. Ja kui sa alustasid, Tarmo, sellega, et mõistlik hübriid, siis kogu selle dünaamilise võimekuse juures järgmine emotsionaalne süke pauk tuli siis, kui võtsid hoo maha, sõitsid rahulikult ja said aru, et see on ääretult vaikne, ääretult mugav, palju mugavam kui näiteks Kia EV6 vedrustuse mõttes, EV6 GT siis. Et see võimete ja oskuste spekter sellel autol on tohutult lai. Okei, ma küsiks veel ennem, et kui sinna sisse istme, ühesõnaga, et kuidas sellesse autosse nagu suhteliselt või sõitma hakkasid? Jätame kõrvale, et kui midagi juhtub, eks ju, ei juhtunud, kes seal kinni maksab, aga nagu see aukartus või sa ju ei tea, kuidas see auto käitub. Kuidas sa taga sõitsid? No mainime ikka hinna ära. No maini hind ära. 390 000. Vist oli 390 000. Baasind oli 300 ja konkreetne auto oli ligi 400 000. 400 000. Selles mõttes, et ei ole nii, et üldse ei värise miski, eks. Kusjuures ma ei tea, mitmendana sina, Tõnu, sõitsid selle päeva jooksul siis selle Ferrariga. Minul ja heal kolleegil Margus Pipral
oli see päeva 5. auto. Ehk siis me olime seda sama marsruuti ennast juba natukene nagu soojaks sõitnud. Ja kui hommikupool oli ilm pisut selline vihmane või sombune, seda oli ka näiteks BMW M2-ga sõites seal teedel kohati natukene tunda, siis me vist Margusega mõlemad sattusime natukene mingisugusesse ekstaasi, et me unustasime kõik need mingisugused muremõtted ja lihtsalt sõitsime selle Ferrariga nii, et nautisime. Et mina nagu ei muretsenud kuidagi vähemalt. See oligi minu arust selle auto üks nagu hämmastavaid külgi, et isegi kui sa autosse istudes midagi nagu muretsesid või kartsid, siis see auto tekitas sellise teatava enesekindluse ja no muidugi siukse, mitte ma ei ütleks üleoleva tunde, aga just, et ega need teed ei olnud ju mingi ringraja siledad teed, eks ole, need tavalised Eesti, ma ütleks külateed, maateed, et kaugel suurtest magistraalidest ja just, et kuidas see vedrustus saab kõikide nende konarustega hakkama ja millised kindla tunde ta annab juhile edasi, et mis on nagu jokutad, et tegelikult selles kurvis saaks nagu veel kiiremini läbi, aga noh, tavateedel sa ei hakka kunagi seda viimast piiri ju proovima. Et see on, saan aru, et ülikiire auto, samas ta Ferrari valikus, eks ju, ei ole kindlasti mitte nagu kõige seal tipus, ta ei ole ka mingi üks nendest erilist spetsiaalmudelitest, et sa istud siin sisse, kui hästi sa ennast kohe tunned. Ta kui ruttu sa kätte saad selle. Ta peaks olema siis nagu keskmootoriga Ferraridesse niisugune baasmudel, mis paneb koos elektrimootoriga kokku arvestatuna 830 hobujõudu tagaratastesse. Et võiks nagu arvata, et meeletult tagant puksiv auto, eks ju, ei ole, ta peaks peale jõu hämmastavalt hästi maha. Esimesed muljed, kuna ma just hiljaaegu kirjutasin Äripäeva veergudel Porsche 992 Turbo S-ist, ehk siis praeguse 911 põlvkonna Turbo S-ist, siis ma seal keskendusin päris palju sellele, kuidas see on niisugune auto, mis esimestest sekunditest ja meetritest alates nagu pakatab sõnumitest, et sa saad aru, et see on üks tõsine sportauto, see on tehtud tipptasemel inseneride poolt siis sellisele juhile, kes teab, mida ta sportautos tahab, siis Ferrari nende esimeste sekundite ja meetritega nagu lajatab neid sõnumeid palju kuidagi pehmemalt ja vähem. Et loomulikult sa istud sisse, seal on selline kookoni tunne, rääkimata sellest, et kogu maailm paistab sulle umbes sama kõrgelt nagu rula peal istudes, eks ju, eriti kui sa oled mingisuguse linnamaasturiga harjunud. Ja rool ei ole väga raske, ta läheb elektriga minema, see tähendab seda, et mootori häält ei ole. Tundub nagu täitsa selline tavaline tsiviliseeritud auto, et näiteks Turbo S-is oli palju rohkem seda, et okei, juhtseadmete häälestus on täpselt niisugune nagu sportautol peaks olema ja nõnda edasi. Ferrariga selleks, et nagu kogu seda pauku kätte saada, sa pidid temaga ikkagi nagu sõitma hakkama. Ja siis ta kõneles sinuga järjest rohkem ja rohkem seda siis nagu tempot tõssid. Ma korraks tuleks selle Ferrari nagu enda kamma juurde tagasi, et võib-olla, et tavakuulajale seda asja natuke lähemale tuua, kui see on sõnades võimalik. Et Karl mainis, et sellel autol on 840 hobujõudu, eks ole. Et mina olen selle enne mainitud Ferrari Romaga ka päris kiiresti sõitnud ja väga sarnastel teedel. Ferrari Romal on 620 hobujõudu, mida on vist suht palju, eks ole. Et minu jaoks oli üllatav koht see, kui erinevad on see Roma ja see 296. Et olgu, et see 200 hobujõuline võimsuse erinevus annab teatava vihje, aga Roma kas siis tulenevalt sellest, et ta on eesmootoriga või tulenevalt mingist muust põhjusest, selgelt on Roma ka Ferrari baasmudel, eks ole. Et see Roma oli lihtsalt nagu, ma ei julge öelda, et ta oli nagu GT-auto, ta oli ikkagi sportauto, aga ta jättis mulle sellise natukene mulje, et kas see siis oligi Ferrari ja võt nüüd just seda 296 GTB-d proovides tuli siis see nii-öelda see päris Ferrari kogemuseks, mida ma võib-olla ootasin juba algul Roomast, aga selle nagu tõi koju ära see 296, et mitte ainult selles mõttes, et ta oli sirgel omakorda palju kiirem, vaid just see võimekus kurvides olla hästi kiire, aga samas ka anda juhile seda enesekindlust. Et see Rooma oli natukene nagu ebakindlam. Ma natuke sekundeerin siin, jah, et mul see põgus sõit Roomaga, umbes nagu sulgi, Tarmo, jättis samuti natukene küsimärke pea kohale, et see konkreetne Rooma
paar aastat tagasi, uuene maksis 290 000 eurot, baashind on kuskil seal 200 natuke peale, põhimõtteliselt täpselt seesama, mis Bentley Continental GT-l. Bentley Continental GT-ga nii 4-liitrise V8 kui siis selle 2 V12-ga ma olen palju rohkem sõitnud, aga ütleme nii, et selle põgusa kogemuse põhjal, kui keegi küsiks, et kas Conti GT või Rooma, ma võtaksin Bentley. Sellepärast, et ma mäletan selle Rooma puhul oli veel ka niisugune asi, et mina, mul on 45 jalga, aga mul oli niisugune kitsaliistuga king ja näiteks jalgadel ei olnud nagu piisavalt ruumi, mul kippus takerduma, seepärast ma pidurdasin vasaku jalaga lõpuks. Et mingid sellised asjad jäid ka meelde, aga 296, nagu Tõnu ütles, et see oli niisugune päris Ferrari kogemus. Okei, no saite sõita korralikult, küll ütleme, pigem põgusa aja jooksul, kas midagi oleks ka nagu, mis pani niimoodi, see pole päris või... No ma võin kohe alustada oma tavajuttu, ma ei tea. Ma tean juba, mis ta räägib. Ei, ma üldse hinnast ei räägi, hinnast ju rääkida. Ei, see on loogiline, ärme seda pole mõtet. No vaata vanasti. Ferraril olid V8 mootorid, mis kisasid 9000 pöördeni ja tegid siukest häält, et sa said hääle järgi ka aru, et see on äge auto. Aga 296 GTB ei tee seda. Samas V6 kohta teeb ta ikka pagan ägedat. Okei, et Maserati V6-ga võrreldes on ta parem hääl kindlasti, aga ta ei ole nende vanade Ferraride hääl. Ma siiski ei arvanud ära, mida Tõnu ütleb. Mina ütlen, et see puutetundlikkus salongis, et õnneks ei läinud seda palju vaja, aga see on nõme. Et Ferraril on teadupärast siis suunatule kangi asemel need nupud roolil, mis töötavad minu meelest nagu täitsa kenasti ja harjud ära ka sellega, et kui keerad rooli näiteks 180 kraadi, siis on äraspidi seda vasak parem, eks ju. Nupp on ka sellise hea kvaliteetse tundega, kui sa seda vajutad, eks ju. See ka loeb, et ta kuidagi ei logise midagi niisugust. Aga see puutetundlikkus nii roolil kui keskkonsoolil, näed, kambo peale juba mitu miinust. Ja päris hea, et nagu täpselt sama viga põhimõtteliselt 20 000 euroste klassis ja 400 000. Ja siis muidugi see ka, et mis mulle näiteks Turbo S-i puhul, 911 Turbo S-i puhul siis väga meeldis on see, et rool on ümmargune, mitte mingi purjus T-tähekujuga ja piisavalt paksu võruga ka. Et Ferraril ta on jällegi see niisugune igatipidi lopergune, et kui ma saaksin valida, siis ma paneksin Ferrarile ka ikka nagu ümmarguse rooli. Okei, aga sinult on nüüd hea küsida, et kumb? 911, nad on selle Turbo S-i hind koos lisadega oli 300 000. 300, jah. Täpselt Ferrari 390. Sul on nüüd laual on kaks võtit, et üks nendest on sinu oma. Kumma sa võtad? Jättes kõrvale finantsiliselt see, et kui ma müün maha, eks ju, ei. Sõidu, see elamus, mis sa mõlema sõidust said. Ferrariga muidugi oli see lühem kui selle turboga, aga... see on see, et tahaks öelda, et oleneb milleks, erinevad autod ja nii edasi. Aga ma ikkagi ütlen Ferrari, sellepärast, et nagu ma ennist mainisin ka, siis hämmastav oli selle auto juures see, et kui sa siis hoo maha võtsid, sõitsid temaga niisama. Ta oli nagu väga mõnus. Et lisaks sellele, mis ma ennist mainisin, et mugav, vaikne, temast näeb ka hästi välja, mis jällegi keskmootoriga, ma ikkagi vist võib öelda, et superauto puhul ei ole nagu iseenesest mõistetav, eks. Nii et kõike seda silmas pidades pöörderaadius on täiesti okei. Ma ikkagi ütlen Ferrari, jah. Sul pole võrdlusmomenti, Tõnult ma ei saa küsida. Ferrari, Rooma ja 296 võrdluses meile juba tegid, et siin saab kuulaja sai praktilist infot küll. Aga võtame siis natukene maalähedasemalt ka. Samuti tegelikult väga vastuoluline auto, BMW M2, põhiliselt 2 asja poolest, mille eest ta siis pihta on nagu saanud fännidelt. On see välimus, see on, võite selle kohta ka arvamust avaldada, see on disaini üle vaielda on üldse alati tore, aga mõttetu. Aga teine asi siis see mass, mis on siis põhimõtteliselt peaaegu M4 lähedane mass, aga võimsust vähem ja võrreldes eelmise põlvkonnaga on see lisa vist äkki 200 kilo. Päris jõhker, jah. Kuidas auto siis oli? Mul üks hea sõber, mis seda massi puudutab, meenutas Facebookis, et tõi võrdlus, et M2 kaalub siis sama palju kui seni viimane Nissan GT-R. Ja kui see tuli 2008-2009 välja,
oma sellise 1750 kilogrammi juurde jääva tühimassiga, siis kõik kurtsid, et issand, kui palju ja nii raske ja nelikveoline küll ja nii, aga M2 on ilma nelikveotagi siis umbes sama palju. Ja välimuse kohta, jah, loomulikult see on subjektiivne ja tavaliselt mulle endale ka ei meeldi tekstides näiteks auto välimust liialt kirjeldada, et igaüks näeb ja arvab ise. Aga no kurat, no kaunis see auto küll ei ole, eks. No tihti, selles mõttes natuke võib puudutada, tihti on see, et pildid on üks asi ja siis lähed kohale, vaatad teda seal päris keskkonnas, kuskil seal metsateedel, avastad, et väga hullu polegi, aga ei tulnud seda avastust. Ei. No, ei olnud ta jah, laivis ka. Küllap on see selline disain, mis on värvitundlik, et tume või hele või mingi kirgas või tuhm, aga konkreetne auto oli see helesinine, mida üritatakse vist brändida selle auto ühe värvina. Sandvorti sinine, või kuidas seda kutsutakse. Sandvort blue, jah. Et siuke hästi helesinine, aga ei ole ta mustana ega heledana, et ei ole veel näinud teda ilusana. Aga muidugi tegelikult autos sees olles sa seda ei näe, autos sees olles sa näed, et see auto seest on päris äge ja võt see auto on selles mõttes ilmselt selle sinu, Karl, kirjeldatud Porsche Turbo sarnane, et juba esimestest meetritest sa saad aru, et see ei ole siin mingi teise seeria suvaline BMW kupee, et see on päris nagu tige väike putukas. No, muidugi mitte nüüd, eks ole väga väike, suhteliselt suur ja suhteliselt raske, aga selle raskusega on jällegi see, et ega ta sõites nüüd otseselt 1,8 tonnine auto ei tundu. Et pigem ta tundub selline 1,5 tonnine. Kui ta oleks 1,5 tonnine, siis äkki ta tunduks 1,2 tonnine ja nii edasi, eks ole. Aga tegelikult on ta selles oma hinnaklassis, mis on tänaseks päris kõrge, ma ütleks, et ta on ikkagi väga kõva tegija ja ilmselt sellisena nagu parem, sest et ega tal naljalt rivaale ei ole. Mis tal rivaal võiks olla? Supra? No Supra jääb ikkagi nõrgemaks ja on ka odavam tegelikult, aga Porsche Caymanit pannakse sinna kõrval alati ainult, et ma arvan, et BMW teadlikult hoiab seda M2 sellisena nagu ta on, et ta on ikkagi palju praktilisem auto ja erinevalt Caymanist või Caymani 80 000 eurosest versioonist on ta 6-silindriline, eks ole. Et see mootor, M4 mootor, eks ole, M2-s, et see mootor on tegelikult vägev ja kogu see sõidukogemus on päris kihvt, et ma ei oska seal küll eriti midagi kritiseerida, mis kapitaalselt valesti oleks. M2 on selline heas mõttes natuke brutaalne või selline hammastega auto, et temaga sõites, eriti nagu meie sõitsime sellise niiske tee peal, sa saad aru, et kui sa ikkagi seda autot valesti kohtled, siis ta võib ka ära karistada mingil hetkel, kui see eksimus on piisavalt suur. Ja juhitavuse karakteristikalt ta jätab sellise, mida ta ka ju on, et sellised lühema teljevahega tagaveolise võimsa auto mulje. Et kes teab, see teab, mida see tähendab. Et ilmselt seda nüüd me tavateedel niimoodi järele ei proovinud, aga ma kujutan ette, et teda libisemisse viia sealt tagasi tuua on selline, et see mineku ja tagasituleku koht on pigem selline natuke äkiline. Sellest natukene oli ka võimalik seal kiiremalt sõites aimu saada, aga ma arvan, et sellises sõiduentusiasti jaoks tegelikult see on täitsa siukene mõnus iseloom. Seal oli automaatkastiga versioon? Jah. Kas tundsite katsetamise mõttes muidugi puudust manuaalist, aga nagu see käigukast ise jäi midagi tegemata selle pärast või? Minu arust M2-l oli ka see kast, et isegi kui sa proovid käsitsi vahetada, mida auto lubab sul ilusti teha, siis tegelikult selles sportrežiimis automaatkast aimas nagu väga hästi kõik ette. Et pidurdades vahetas alla ise ka, kui oli automaatrežiimis. Mina täheldasin see võis olla ka, ma ei tea, mina tegin midagi valesti, ehkki ma pigem ei usu võib-olla mingisugune hetkeline anomaalia, aga sellise osagaasiga või vähema gaasiga ta hakkas mingil hetkel jõnksutama. Ja ma ei saanudki aru, miks ta seda tegi. See oli arusaamatu tõesti, et mingitel isegi esimese käiguga, ütleme, peaaegu et manööverdades mingid anomaaliad selle jõuülekandega olid küll. Jah, ta on, vaatan siit meie enda laost, et umbes 25 000 eurot baashinnana M4-st soodsam. Et kuigi M4-ga ei ole sõitnud, siis võiks ta olla selline, et lihtsalt osta M2
jäi puudu, tundsid, et jõudu on vähe, et midagi on nagu ei, jõudu küll vähe ei olnud, tagumised rattad puksisid rohkem kui Ferraril. Et põhimõtteliselt M4 puhul sa ilmselt saad suurema tagaistme. jah, Noh, kõvema nagu ütleme bragging rights, et sul on ikkagi M4, mitte M2. sa saad ka M4 välimuse, mille vastu mul ei ole mitte midagi. Ei ole. Sina, see esiots... Ma ei ole julgenud öelda eriti seal kellegile, et Ei, aga see mulle väga tegelikult hea. meeldib. nüüd sa ütled raadios selle välja, et siis keegi vähest kuulevad. Siis saate teha sellise klubi, kus te salaja Jah. kogunete, et need, Mitte- kellele salaja... Ma tean, Ei. meil on kaasautor Peeter Koppel, kes meie oma chatis on nagu aastaid niipea, kui see esimene pildid sellest suurest lõustast tulid, mis 4. seeriale pandi. Noh, ikkagi saatnud neid meeme ja asju, issand, õudne ja arvake, millega ta sõidab praegult. Mitte küll M4-ga, aga kupee Bemmiga, millel on täpselt seesama nägu. sest auto ise on hea, eks ole. Just. Ja nagu Tõnu ennem ütles, autos olles sa seda ju ei näe. Ja nii saavad, ma arvan, sõidetud ka kõik BMW i7 omanikud. Nad istuvad seal autos, kas esi- või tagaistmel, lähevad otse kontorisse või koju, nad ei vaata seda autot. Et see on palju lihtsam, jah. Et Ma ei mäleta, kes oli see kirjanik või muu prominent, kes ütles, et ta käib iga päev Eiffeli tornis lõunatamas seepärast, et siis ta ei näe seda kuradi piletist. Et paraku nagu see i7 või teiste BMW-de puhul ei toimi, et sina sõidad enda oma, kui keegi tuleb vastu samasugusega. see on seama, jah. No selle M2 lõpuks, et kas keegi on süvitsi uurinud, et millest see kaalu tõus tuli? Et noh, nii palju, et kuskilt oleks võinud ju samas ka tehnoloogiate arendamisega, et seal ei ole ju pandud superluks istmeid või mingit 28 kõlariga stereosüsteemi. Selle kohta lugesin mina, et üks BMW insener oli tunnistanud Briti autoajakirjanikule Steven Dobile, kellega muide hiljaaegu Nissani Euroopa arenduskeskuses trehvasin ja juttu puhusin, küll teistel teemadel. Ühesõnaga oli BMW insener tunnistanud ajakirjanikule, et tegelikult ei ole isegi M-seeria BMW ostjate jaoks enam kaal tähtis. Et kui sa mainisid ennist, et M2 ja suurema M4 kaalu erinevus, tühimassi erinevus ei ole kuigi suur, siis no pagan võtaks, no seal peab ju mingisugune põhjus olema, et seda peaks saama kergemaks teha. Aga see on tülikam, see on tõenäoliselt ka kulukam. No jah, ilmselt siis pead hakkama kuskile jõudu panema või... Ja kui sinu klient nagu tegelikult praktikas ka nagu ei nurise selle üle, noh siis ongi nagu lihtne järele anda, nii et ma kardan, et siin võib vähemalt osaliselt see põhjus taga olla. Kliendi nuurisemine üks, aga lihtsalt see press, mis sa saadad paljud inimesed, kes võib-olla ei tea autodest, lihtsalt nagu neile kogu aeg toidetakse meie suguste poolt, uus M2 on nii raske ja siis ta lõpuks nagu, kurat, ma seda uut M2 ei hakka ostma, see on raske, kuigi ta võib-olla sõites tegelikult ei saa absoluutselt aru. Ja noh niimoodi, aga ta lihtsalt kogu aeg toidetakse seda, et see on ikka jube raske auto, et ma äkki ei oska. Ma ei tea, veider. No mõnele võtta raske auto tähendab automaatselt turvalist autot, et võib-olla ostab selle pärast. Aha, jah, see on see masside kahe erineva massiga kokkuvõrkes, teine lendab kaugemale, see on õige. Okei, 2 vägevat autot läbi käidud. Lähme siis nende autodega ringrajale. Õigemine see teema, et miks ma siis nad sõbrad siia kutsusin, minul tuli see mõte siis, kui ma kuulasin, olen korduvalt soovitanud Collecting Addicts podcast, kus 5 Briti pealt keskealist suhteliselt heal järjel autospetsi Chris Harrisega eesotsas iga nädal väga kihvtilt jauravad. Põhimõtteliselt nagu meie öeldud, palju edukamad. Palju edukamad, just. Ja siis nad iga nädal hästi ette valmist, neil on mingid erinevad küsimused, millele iga üks siis vastab. Ja üks küsimus oli see, et millist autoga seotud oskust sa tahaksid, mida sul praegult ei ole. Noh, kõige populaarsem loogiline vastus, et kõik seal mitmed ütles, et tahaks nagu osata nagu autot remontida rohkem. Et see, et ma võib-olla mitte mootorit lahti võtta, aga kuskil, ma ei tea, vedrustust vahetada, siukse asju. Aga üks saate osalistest andis siukse vastuse, mis oli mul niimoodi kõnetas, nagu täpselt minu eest oleks vastanud. Ta ütles, et ma tahan, et ma suudaksin rajapäevi nautida. Ja ma sain sellest nii aru, sest mul on elus olnud, kui jätame need pressi poolt korraldatud nagu sellised, kus instruktor sõidab ees, need kõrvale, ma arvan, et ma olen käinud umbes 5 sellisel üritusel, mida saab nimetada rajapäevaks, kus ma olen näinud oma autoga sõitma niimoodi, oma oskuste põhiselt rajal.
ennem on hästi nagu hästi värin on sees ja ma tahan minna ja kui ma jõuan sinna kohale, siis hakkab kark värisema. Siis ma vaatan neid teisi autost, mõnikord on sõpradega on nagu hea, ütleme, enam-vähem võrdsed autod, teinekord on avatud rajapäev, mul on ka üks Mannergu kogemus all avatud rajapäev ja siis on seal muidugi need hirmkallid Porsched ja asjad, kes seal täristavad. Ja siis ma teen nagu need esimesed ringid ära ja 3-4 terast tuled maha ja mõtled, kurat, kas ma peaks jätkama ja ma ei tunne ennast tal hästi. No ma nägin sind eelmisel nädalal rajal, kuidas sa kurtsid seda sama juttu mulle. Minu arust sa peaksid teiste peale vähem mõtlema ja mõtlema ainult enda peale. Et ära tee nii palju välja. Nüüd me jõuan selleni, et need 2 põhjust, miks, ja siis läheme teie kogemuste juurde, 2 põhjust, miks ma rajal, 3. Üks on see, et mulle ei meeldi, kui rajal on teised autod, mis tähendab seda, et mul on veel üks asi lisaks sellele, et kuidas selles kurvis ise ellu jääda, kuidas ta õigesti läbida, milline kiirus valida, kus pidurdada, ma pean kogu aeg vaatama peeglisse, eriti kui rajal on ebavõrdsed autod. Ehk et kui keegi on samasuguse autoga nagu mina, siis ma tean, et ma nägin, ta on seal eelmises kurvis ja ma eeldan, et ta järgmises kurvis ei ole mul sabas. Aga kui rajal on ka Porsche GT3 RS, siis ta tõenäoliselt järgmises kurvis juba on mul külje all. Ja see rikub minu nagu selle kogemus ära, sest mul on veel üks asi, väga kallis asi, mida jälgida. Teine, ja ma arvan, kõige suurem on ikkagi see, et, kuidas ma ütlen, ma olen natuke liiga vaene rajal käimiseks. Et mul ei ole sellist autot, mis oleks mul nagu, ühe korra, kui ma käisin nüüd seal 156 bussoga, mis oli natuke, et selleks hetkeks ta oli juba pere teine auto, et sai minna niimoodi, et fuck it. Ma lähen siis selles veldi kurvis aina kiiremini ja kui ka läheb näpust ära, et vähemalt loodan, et jään terveks, kuigi see pole väga turvaline auto. Aga midagi traagilist juhtu, kui see auto siis sealt rajapäevalt koju ei jõua. Oma Juliaga oli eelmine nädal mul ikkagi põhiline mure oli see, sest rajal meid ei olnud palju, seda muret ei olnud, et keegi mulle sõidab kuskil kogu aeg külje alla. Just see, et mulle Martin Rump istub kõrval ja ütleb, et siin sa ei pea pidurdama, et mine siit läbi ja mul lihtsalt füüsist mul ei ole seda, ma ei karda enda pärast. Kuigi siis tuleb meelde see GR Yarise video, mis seal nagu, et Pärnu rada on suhteliselt pigem nagu, seal on need väljasõidualad on nii pikad, et loomulikult sa lõhud oma auto ära, aga selleks, et endale nagu mingeid suuri vigastusi tekitada, selleks peab ikkagi päriselt püüdma. Ma ei karda enda pärast, ma kardan auto pärast. Ja siis mul võtabki nagu, siis ongi juba sõit rikutud, sellepärast, et sa ei võta igat järgmist kurvi aina kiiremini, sest sa kardad, et sa lähed sealt välja. Minu meelest kuidas teil hirmuga on? Probleem on just nimelt selles, et sul on ülearenenud ohutaju. Et see Mannergute mõõdu, et kus sa ka osalesid, mina olin seal ka ja ma ei mäleta, mis kurvis, ma läksin just väliskurvis niimoodi tšauh mööda, sest sa lihtsalt ei julgenud kiiremini minna. Et sul on ilmselt hakkab asi sealt pihta. Aga vaat, mis sellega nüüd ette võtta, eks midagi muud esimese hooga ei oska pakkuda, kui täpselt seda, et iga korraga natukene rohkem kiirust ja lähed läbi ja nii edasi. Aga kuidas, Tõnu, kes käib ka oma autodega, mis on, ei ole mingid rajarondid, mis ei ole nagu sellised, et läks siis läks. Kuidas sa sellest üle saad? Lähed oma selle Z3-ga... Ma ei saa küsimusest aru. Sa ei saa küsimusest aru või? Sul ei ole seda tunnet, et kurat, nüüd näpust ära läheb, siis on mul... vaata, tunnete pärast, eks ole, inimesed käivadki ringrajal sõitmas, aga mina käin seal positiivsete tunnete pärast, et saada sealt positiivset emotsiooni ja siis tulla tagasi ja siis veel järgmised 24 tundi mõelda, et tahaks kohe järgmine päev uuesti minna. Et ma käin seal nagu niipidi, isegi kui mingisugune refi probleem on või õli kuumeneb veits liiga palju või mingid siuksed asju ikkagi tuleb ette, eks ole. Aga ma tõesti, mul ei ole siukest psühholoogi haridust, et sind praegu aidata. Aga mõtlen, kas sa ise siis sulle või sa tunned lihtsalt oma võimeid ja autosid nii hästi, et sa tead, et sa tegelikult ei sõida isegi mitte piiri lähedal veel? No, see kõlab... Võtame see 10 palju, see mis öeldakse, et sa sõidad kas 80, paljuga sa umbes siis oma igapäeva autodega? Rajal võid, eks ole, sõita nii, nagu sa tunned ja tahad, eks ole, erinevalt tavaliiklusest. Aga nüüd ka ütleme Martin Rumpi kõrval olles ma sain aru, et
isegi selle paari ringi jooksul, mis me koos sõitsime, et varu on veel kõvasti, ma umbes hakkan nüüd aimama, kus see varu on, aga kui sa küsid, et kuidas ma sõidan, siis kui ütleme, auto on soe ja rada on optimaalne, siis ega ma tagasi ei hoia, et siis ma panen ikkagi täiega. Selles mõttes küll autopidurit, kuna mul on tavaliselt tänavaautod, autopiduritele ja temperatuuridele kogu aeg mõeldes, aga ikkagi ma ei tea, kas see, et panen täiega kõlab nagu võib-olla... Millal sa otsustad, et sa järgmisel ringil seda kurvi võtan nüüd veel kiiremini, sest et ma ei tea, kui esimest korda nagu tagaosa teeb mingi nõksatuse või et kuidas selle piiri leiad? Ei tagaosa ei tee mingit nõksatust, kui sa ise ei tee selles mõttes kuskil hakkab füüsika tööle sai. Ei, loomulikult, ma proovin iga kord, igat kurvi püüan ju kiiremini läbida, aga iga kord ta läheb kuskil erinevas kohas nässu natukene. Okay. Et see ongi nagu see vahe minu ja Peep Pihodala või minu ja Martin Rumpi vahel. Aga see on hästi suuresti harjutamise küsimus. Et väga hea on tegelikult harjutada samal rajal sama autoga umbes samades tingimustes. Okei, tingimused hakkavad sul kohe mängima. Hakkab igav, tahad mingi natuke teise autoga proovida, aga samas ideaalis, ütleme algajale, ma õpiks ikkagi ühe raja enam-vähem selgeks, enne kui läheks järgmisele rajale, et see lööb nagu päris palju nagu sassi. Sest rajad on ikka väga erinevad. Aga ütleme, meie audurrada on ideaalne harjutamiseks, et ta on küll, tegelikult on ta kiire rada. Selles mõttes pannes sinna sarnaseid või meeri, ta on tegelikult üsna kiire rada, aga samas seal saab hakkama ka autoga, mis ei ole ülemäära kiire. Et seal võib olla ka mingi sükene, kas just tavaline pereauto, aga mingisugune hot hatch, eks ole. Et, ja õppimiseks ongi see kindlasti parem, sest et aeglasema autoga on sul igas kurvis natuke rohkem aega siis kas parandada, korrigeerida, mitte just ümber mõelda, sest ümber mõelda on hilja, aga just, et korrigeerida ja meelde jätta, et kus nüüd midagi valesti läks. Kiirautoga on see kõik palju kiirem ja palju raskem. Nagu arvestades mannerguid palju küsin nagu Pihotalult, et palju, Karl, sina siin oled, mitu ringi sul võiks olla audrus all, arvestades seda, et sa oled seal päris palju mannerguid sõitnud? Hea küsimus. Ma arvan, et seda tuleb mõõta sadades igatahes. Sest ma ei ole nüüd mõnda aega käinud, meil kuidagi seltskonnas värk kuidagi vajus ära, et kõigil tulid mingisugused muud tegemised, aga me käisime üks vahe ikka, oli siuksed hooaegu, kus me kõik sõidud tegime kaasa. Seal on need sõidud erinevad 4 tundi ja 6 tundi ja 8 tundi ja siis alati sõltub sellest, et mitmekisid autot jagate, pikkasid otsaid ja teete. Ma ei ole kunagi kokku löönud. Aga jah, see on sadades midagi. Ma tahtsingi küsida, Tarmo, et kui sa sõitsid, minu mäletamist mööda, sa olid mingisuguses E36 ja. Et kas sa näiteks seal ka nagu kartsid? Iseenesest see oli täpselt samasugune auto, et läheb nässu, siis poogen. Sellest sõidust on mul tegelikult kahju sellepärast, et me läksime seltskonnaga suhteliselt selles mõttes külmalt peale, et meile lihtsalt pakuti ühte autot, tulge võtke hommikul, me läksime selle võtsime, me ei valmistanud seda ette, mis tähendab seda, et meil oli umbes ma ei tea, see oli mingi äkki 6-tunnine sõit ja meil oli 2 tunni lõpuks olid meil pidurid läbi ja me lahkusime. Ehk et mina sain sõita ühe stinti, kus ma olin siis selleks hetkeks nagu mõnusasti ajus ära, et ma sõitsin esimese stinti lõpuks nagu juba ma sain aru, et siin tegelikult on võimalik liigelda, et siin tegelikult ei tahagi kogu aeg sind ära tappa keegi. Ja kui ma alustasin teist stinti, siis mul oli teisel ringil läks pedaal põhja ja neid pidureid lihtsalt mitte et kehvad, vaid enam ei olnud ja tulingi maha. Siis mitte, sellepärast mulle see aeg-ajalt tõusetubki jälle see, et kui näed müügil mingit autot, mõtled, kurat, see oleks küll hea mannergu auto. Et tegelikult ma tahaksin seal uuesti sõita ja mitu korda sõita täpselt selleks, et harjutada umbes 1000 euros autoga. Ma tahaksin mannergute kohta oma hästi lühikese arvamusega ära öelda, et minu arust see mannergute võistlus, kui me räägime sellest, et algaja õpiks rajal sõitmist, siis minu arust see mannergute võistlus ei ole õppimiseks kuigi hea koht. Tõsi või, miks? Et kui Tarmo hirmude juurde tulla, siis minu arust see võistlus ei ole päris nagu kindlasti mitte algajale. Et sa saad selle, mis sa ütlesid, 1000 eurose rondini sama osta ja seda sama autot käia seal üksinda, peaaegu et üksinda ringrajal nühkimas. On palju turvalisem, kui olla seal koos 40 samasuguse tüübiga, kas siis libeda või pimedaga,
et mul hästi paljud tuttavad käivad seal, mina olen ainult ühe võistluse läbinud mannerguid ja ma rohkem ei ole sinna tagasi jõudnud. Ma ei ütle, et ma kunagi enam ei lähe, aga noh, see ei olegi nagu minu personaalküsimus, aga ma algajale seda nagu esimese asjana küll ei soovitaks. Ja okei, no see mesilase parves koos sõitmine, see on tõesti midagi niisugust, mis alguses natuke pelutada ja võib olla mõnelegi üle jõu käia, samas noh, mina läksin kunagi esimest korda, ma olen teisigi inimesi visanud sinna, no okei, Tõnul oli selline baas all, ta oli erinevate autodega erinevates situatsioonides sõitnud, aga mul vend näiteks sõitis seal, kellelgi pole nagu midagi juhtunud. Ilmselt tänu sellele, et need ongi tõesti nii aeglased ja ma arvan, et aitab ka kaasa see, et valdavalt väga kerged autod, mida on nagu natuke lihtsam niimoodi kontrollida või tagasi tuua. Ja tegelikult on ju ikkagi suhteliselt distsiplineeritud, et ta ei muutu ju romuralliks, et väike põks on okei või et ikkagi kontakti ei tehta. No, faktilise märkusena mööngem, et seal on ikka katuseid olnud mõnel võistlusel mitmuses. Lihtsalt kiirused on natuke, no autod ei ole ka nii turvalised. Aga kus siis selle mesilasparves sõitmise kohta seal tuleb see sama loomupärane tugev ohutunne, et ega ma ei ole ka kunagi, seal ei oleks siis see, kes sinna parve sisse sõidaks ja tahaks selle, ma laseks nad ees ära ja siis hakkaks oma tempoga noppima nüüd juhul, kui mul tekib, et keegi on minust palju aeglasem, et las nad sõidavad ennast seal kinni ära ja siis ma tulen tagant nurgast. Vaata, ma mäletan selle sinu sõitmise kohta seda, et no sellepärast ma ka küsisin, et kas sa seal tundsid ennast nagu julgelt või pelgasid, et sul jäi seal ka ikkagi siuke auto laiuse ja kui rada kasutamata väljaspool ja et sa... siis ma ütlen, et mul oleks, sellel ajal mul ei olnud ka üldse neid teoreetilist teadmisi, sest neid on pärast seda, see oli ju hea mitu aastat tagasi. Pärast seda olen ma käinud 2 korda rumpiga rajal, ma olen käinud nendel rohkematel vahepeal mingitel ringsõidu, mis on pressiüritused seal, Porsche on korraldanud, Hyundai, et mul on nagu kogemus, et ma nüüd nagu, ma ei sa väita, et ma näiteks sellel hetkel, kui sa mulle oleksid siis näiteks juhendanud boksis, kuule, et vaat seal kuris võiksid rohkem Apexit tabada, siis ma oleks pärast läinud guugeldama, et mis see Apex on ja kuidas seda tabatakse, eks ju. Et siis see oli ikkagi täitsa nagu tuimalt pealeminek. Aga kus siis peaks alustama? Ütleme, okei, Karl arvab, et mannerg on hea. Kas no hea oleks alustada seesama audurrada või siis võimalusel, ma ei tea, Tabasalu rada, võib-olla Laitse rallipargi suur rada, võib-olla Raassilla, aga auto mõttes on muidugi või see, ütleme, küsimus on keeruline, et seal tekivad tavaliste sõiduautodega kohe teatud küsimused, aga kui lähtuda esimesest printsiibist, et automassist, et kui võtta kas just võimalikult kerge auto, aga mingisugune kerge auto, millel on rohkem lootust, et ta ei tapa kohe oma pidureid ja rehve ära, et siis selle autoga kannatab nagu sõita ka rohkem kui 3-4 ringi järjest. Ja see ring järjest kiiresti sõidetavate ringide arv on just sellepärast oluline, et sa õpiksid midagi, et sa jätaksid midagi meelde, et sa teeksid midagi, nagu nii teed midagi valesti, aga et sa teeksid midagi õigesti ja saaksid aru, et sa arened. Et kui sul on vastupidi on mingi selline auto, mis maksimaalselt 2-3 ringi kiiret saad teha, siis sa pead teda jahutama kohe, ma ei tea, 2 ringi peale sinna, et siis sul nendest kiiresti sõidetud ringidest jääb väga vähe meelde. Et kui alustada mõne hot hatchiga, mis kaalub alla tonni võib-olla, eks ole, või Mazda MX-5-ga või Toyota GT86-ga, et need on sellised head õppimise autod, et muidugi tuleb varsti hetk, kui sa tahad seal midagi parendama hakata, paremat rehvi, paremat piduriklotsi, paremat pidurikätest ja nii edasi, aga et see esimesed nii-öelda sammud teha sellise autoga, mis ma ütleks esimene, et on kerge ja no siis teine küsimus on see nüüd, et kui odav ta on, et kui mida odavam seda rohkem on sul ükskõik ära lõhkuda, teistpidi, mida odavam seda tõenäoliselt ka vähem turvaline ta on. Et need on sellised vastuolulised omadused. Mannergu kogemuste järgi, jah, tavalise tänavseid auto puhul 2 nõrka kohta või sõlme, mis hakkavad järgi andma, on just nimelt pidurid, alati uued piduriklotsid panna, alati ka pidurivedelik ära vahetada. Ma olen küll ja veel näinud tüüpe, et pole see pidurivedelik nii vana midagi, ikka kipub keema minema, sest seal on ikkagi niiskust on sees. Ja teine asi, et võimaluse korral panna suurem radikas, et üle ei kuumeneks. Et need on nagu need 2 asja, mis, kui sa need ära teed, siis on nagu päris hea lootus, et sul kestab see auto. Ma ütleksin niimoodi, et alustamiseks on hea
selline auto, mis ei ole liiga võimas, nii et sul on nagu natuke rohkem aega mõelda ja reageerida. Aga samas see võiks olla ikkagi, ütleme, juhitavuse mõttes, on ta siis vedrustus, on ta ka iste näiteks, et ta ei tohiks olla selline totaalne lehm. Sellepärast, et siis sul nagu lähebki aur ja tähelepanu tegelikult sellele, kuidas seal istmes püsida ja nii edasi, ja see tegelikult ei saagi võib-olla nii hästi aru, et kas sa teed midagi õigesti või sa teed midagi valesti. Või et kas sa nagu paraned või mitte. Et siis ta ongi üks niisugune hägune, niisugune uisutav lehm sul seal raja peal. Et see tähendab siis seda kerge, madal, eks ju loomulikult, mitte mingisugune kõrgete toolidega masin. Ja siis jah, ütleme, rehv võiks olla seal niisugune normaalne korralik, mitte liiga kõrge profiiliga rehv võib-olla väljad, eks ju. Et see võiks olla, aga ma ei tea, mina ütleks, et 100 hobujõuline mingit sorti kerge luukpära 3 uksega manuaalkastiga loomulikult, eks ju. Valik on vaba, võtke missugune tahate põhimõtteliselt. Jah, kuna mina kolistan ikka kõik ämbrid ise läbi, siis ma kirjutan alla piduritele, sest ühe korra käisin Alfa Bussoga niimoodi, et ma teadsin, et pidurid on seal mõnda aega all olnud, et ühesõnaga sinna ei saa minna mõtte, et sõidangi lõpuni ära, sest et rajapäev saab ootamatult kiiresti läbi, sa oled sinna pagana Pärnusse kohale sõitnud, võib-olla isegi maksnud midagi selle eest ja siis peale esimest 10 ringi on see nali läbi, jube nukker oli ja see juhtus ka eelmine nädal, kui mul on esirehvid kulunumad, taga on tutikad, ees olid sellist, käin veel rajal ära, et siis ostan uued. Mitu korda võib ühte ämbrit kolistada. Seda, et peale esimest 5 ringi ma märkasin, et mul on rehvid esimeste siseküljel on riie väljas. Oligi, midagi on seal kokkujooksuga vale, aga et oleks võinud ikkagi, kui tihti ma seal rajas käin, oleks võinud selle liigutuse ennem ära teha, et natuke kurb küll, eks ju, kohe tutika rehviga rajale minna, aga kogemus oleks olnud kohe kordades parem, et ärge Pärnusse minge küll selle mõtte, et ma sõidan midagi lõpuni. Lihtsalt mitte, et midagi juhtuks, vaid selle mõtte, sul jääb päev pooleli. Ei kahtlemata nõus, et kui oled juba läinud, et siis mine valmistunult, mitte valmistumata. Aga võib-olla see rehvi jutt, kes ei ole käinud või ei tea, et võib-olla see rehvi jutt tundub niisugune nagu nüansside kallal nokkimine, aga isegi see sinu Alfa Giulia, mis on ei saa öelda, et raske auto, ta on raskem auto, eks ole, kui keskmine rajaauto. Et isegi väiksed erinevused autode massis toovad ka rehvide kulumises väga, väga kiired erinevused. Et selles mõttes see automassi jutt, see ei ole nagu sõnakõlks, et kui selle järgi hakata valima, et sellel tõesti nagu tasub nagu silma peal hoida. Et ma oma kogemusest räägime ka, et oma C63 AMG-ga, mis on omakorda Giuliast, ütleme siis jälle ühe nõksu võrra, eks ole, raskem seal 200 kilo, ma arvan, siis selle auto pealt on näha, kuidas ta lihtsalt nagu tapab rehve. Ja seal ei olegi rehvid süüdi, sest et see on puhas füüsika, ja kusjuures esimesed rehvid lähevad esimesena. Et Pärnu rada, nagu me ütlesime, on piisavalt kiire, seal on piisavalt palju kiireid kurve, kus esirehvid saavad raskel autol saavad tohutu koormuse. Ja ühe rajapäevaga ilusti saad rehvidest jagu. Ja tegelikult pidurite kohta käib täpselt see sama jutt. Ja piduritega veel rohkem, et piduritega on seal ohud, ütleme, pidurid võivad sul ära kaduda järsemalt, kui see rehv sealt alt ära kaob, kui ta just puruks ei lähe. Okei, kuna ma olen väike selline teraapia sessioon, see saade mul on, et me oleme siin sulle toeks, Tarmo. Aitäh! Ja muuseas, ma pean tunnistama, et ma olen täpselt samas punktis, sest kui Tõnu saate alguses ütles, et homme või neljapäeval lubas Audrus ilusat ilma ja võib-olla on selle hooaja viimane, siis mul hakkas kripeldama küll, õnneks ma panin oma lamellid alla, ma ei saa minna. Jah, lamelliga tõesti, kui isegi tuleb tahtmine, okay, ärge lamelliga minge. Aga ma ikkagi, mitte nüüd samad hirmud juurde, aga on teil neid oh shit momente ka siis ette tulnud, neid, mida mina kardan? Kas sa mäletad meie esimest ühist kogemust, kui sa usaldasid mulle Yaris GRM-i? Kusjuures ühe autoga 2 oh shit momenti, mina seisin kõrval, vaatasin ja mul oli see isegi suurem kui vist Karlil endal. See situatsioon oli siis niisugune, et me ei olnud Tarmoga kuigi pikalt tuttavad olnud. Kutsus ta mu lahkesti Pärnu raja äärde, et me oleme minemas siin Tõnu ma tol hetkel ei tunnuki tegelikult. Tõnu oli oma Z3 kupeega. Tarmol oli siis laenatud Toyota usaldavate inimeste käest Yaris GRMN. Küsisin luba, lubati rajale minna. Ja siis andis ta mulle ka seda sõita ja ma
põrutasin noore vasikana sealt minema selle autoga, rada oli märg või siuke niiske ja tahtmine oli hirmus suur, põrutasin sahisedes sinna selle Spin FM-i kurvi poole, viimasel hetkel läraki pidur põhja, siis veel oli okei. Siis hakkasin keerama kurvi ja sain kohe nagu aru, et 0 šanssi, et ma siia selle kurvi ära mahun. Et noh, kiirus oli selgelt liiga suur. Eks mul oli tollel ajal kogemusi ka veel rajasõiduga oluliselt vähem. Aga ei, tegelikult ma arvan, et ma lahendasin selle situatsiooni selles mõttes täitsa nagu adekvaatselt, et ma lasin rooli sirgeks, vajutasin piduri põhja ja siis põhimõtteliselt lihtsalt niimoodi natukene nagu diagonaalis üle raja üritasin endale leida võimalikult pika sirge pidurdusmaa ja siis, kui ma sealt rajalt välimisest servast lahkusin, siis mul oli tegelikult kiirus juba mõnikümmend kilomeetrit tunnis, ma kujutan, et 50 võib-olla. Aga noh, see draama oli selle võrra suurem, et siis ma keerasin sealt rajale tagasi, muru oli märg, mingisuguseid mättaid asju lendas, Tarmo vaatas seda seal boksi tee pealt siis. Jah, sest et mina olen ju see, kes teadupärast kunagi kõrval ei ole ka nõus istuma, et ma ei teagi, kus ma ennast hullemini oleks tundnud, kas sellel hetkel seal autos, kust oleksite võib-olla kuulnud kõrgeid helisid või seal boksis, aga ei, kõik lõppes õnnelikult. Aga on veel või see ongi su pagasis? Ei, no mannergutel ikka juhtub, selles mõttes, et noh, et kiirused on nagu väikesed, eks ju, aga nagu siin Tõnu ennist viitas ka, sõidetakse muulgas siis märjaga ja pimedas ja mõnikord mõlemat talvesõita ja nii edasi. No okei, talvesõidul on tõesti see, et seal juhtub ka seda pleki kolistamist natuke rohkem, aga kiirused on jällegi nii palju väikesed, noh, keda huvitab, eks ju. Aga mul on olnud jah, selliseid momente, kus teise autoga jällegi veel kord, et oleks ka seal kokkupõrkeid olnud, siis poleks sellest hullu katki midagi väga olnud. Aga kui sa ikkagi kergelt külg ees sahised mingisuguse auto poole ja sa ei ole kindel, kas nüüd tuleb kontakt või mitte, et siis noh, kergelt ärevaks teeb muidugi, jah. Mul on mingid sellised asju olnud. Mul ei, ma ei tea, see, et ei ole mingeid väga ärevaid case'e või rajast väljasõite olnud, et see ilmselt on selge tõestus sellest, et inimene sõidab liiga aeglaselt, eks ole. Aga mõned siuksed, noh, mitte just oh shit, aga ma ei tea, mis võiks ütlema, et oh pagan või midagi siukest, eks ole, et kui oled mingi siukse enam-vähem kiire autoga esimest korda tajunud, mis tähendab 4. käiguga külg ees sõita, niimoodi natukene ootamatult, see on huvitav tunne, et kas saad kätte või ei saa. Ja kui 4. käiguga, no ütleme peaaegu külg ees sõites on sul kurvi Apexis ees Porsche turbo esituli, millest sa pead mööda saama. Ilma Porscheta. Tuli ilma Porscheta ja sul on seal, eks ole, mingi 140 midagi, eks ole, ja sa ei taha seda Porsche esitulde enda esituledesse. Et siukseid asju paratamatult tekib raja peal. Kusjuures naljaks lugu oli sellega, et see tuli ei olnud seal mitte mingi avarii või millegi tagajärjel, vaid lihtsalt ühe Porschel järsu pidurdus. No, tuli oli korralikult kinni panemata sinna. Klõpsuga käivad tuled põhimõtteliselt ette ja ju ta oli korralikult külge vajutamata ja Porsche pidurid siis järelikult olid nii head, et pidurdati tuli eest ära. Kui see selleks seoses on Porschega just ongi minu võib-olla siis kõige suurem, mis mul endal vähemalt ei meelde, oligi Porsche üks rajaüritus. See oli vast mu esimene kord, kui ma Porschega ringrajale niimoodi kutsuti ja sõideti, seal muudkui istud järgmisesse ja siis mingi hetk, mis see sirgi on, tuled betooni juurest mööda, eks ju, teed see tagasi pöörde ja see siis ennem seda taga nagu seda sõlme. No see on selle nimi ka selle sirgel või ei ole. Siis oli vaja, et kas ma saan selle sirgel. Kuidagi eelmistega oli tundunud, et teoreetiliselt on võimalik see 200 kellale saada. Et saaks nagu saaks 200 kätte, millegi pärast tundus noorele autožurnalistile, et oleks pärast mida öelda. Sest et Veldis ma isegi nende ringrajaüritustel nii kiireks ei lähe kunagi. No vist sain, ma ei tea, võib-olla oli 195, võib-olla oli 192, aga pidurdusmaa ei lühikseks. Et jällegi, et ei midagi sellist, et nüüd see lendab siin kõik üle katus, aga lihtsalt piinlik natuke, kui sina lõpetad oma esiratastega seal rohu peal, sellepärast, et sul oli vaja 200. Et sain seal suhteliselt selle raja piirde ääres seisma ja siis niimoodi sõitsid vaikselt edasi. Jube piinlik, pärast lootsid, et keegi ei näinud. Ma tahaks Porschega seoses, ma ei tea, palju meil aega on, Porschega seoses ühe üldise nii-öelda remargi teha, mis võib-olla ma ei tea, puudutab algajaid või ei puuduta, kuigi Porschelt leiab ka päris häid autosid, mis väga hullu raha ei maksagi.
aga Porschega seoses ja pigem nüüd teiste autodega seoses, mis on sama kiired, kui keegi nüüd saab inspiratsiooni ja mõtleb, et ta läheb nüüd oma uue Audi, BMW või Mercedesega või on see ka Alfa Romeo või on see ka, ma ei tea, Jaguar või midagi sellist, et läheb kohe nüüd rajale ja läheb proovib selle ära. Et siin on nagu see üks pisikene asi, mis on kirjutatud väga väikses kirjas, on see, et tegelikult kui te lähete nagu garantiilise autoga ringrajale, siis tegelikult peaaegu ükski autotootja ei vaata sellele hästi. Ja see, et ta ei vaata sellele hästi, tähendab seda, et kui te, ma ei julge nüüd ühegi margi nime mainida, aga te saite aru, mis markidest on jutt, et selle auto pidurid, mootori, käigukasti diferentsiaali seal ära kärsatate, siis te olete ise süüdi ja garantii ütleb teile selle peale midagi keskmise sõrme kujul. Aga Porsche kiituseks või Porsche esile tõstmiseks tuleb siis see vahe sisse teha, et Porsche on minu teada vist ainuke automark, kes ongi oma autodel juba standardist tehasest ette näinud selle võimaluse, et need autod saavad hakkama ka ringrajal. Okay. Nende standardpiduritega, nende rehvidega, mis nad tulevad, muidugi saab neid ka kangemaks teha ja seal muuta, aga Porsche ei ütle sulle niimoodi, et ala, et sul on siin Carreral mootor kokku jooksnud, et mis tegid, et käisid ringrajal või. Et muidugi saab ka ringrajal juht asju valesti teha, eriti manuaalkäigukasti korral, aga niimoodi, et auto enda mingist puudusest tulenevalt Porsche nagu siin kätte ette ei pane. Et kuigi tegemist on tänava autodega, on nendega lubatud ka ringrajal käia. Okei. Et see, võime siin heietada veel pikalt, mul on siin teraapiat palju vaja, aga tõmbame ikkagi otsad kokku. Ja siis ma annaks nagu paar või siis mõtiskleme ise soovitust, et milline, siin on neid erinevaid marke on läbi käinud. Andsin teile natuke koduse töö ka, et mis see võiks olla hea rajaauto, ütleme siis 2 hinnaklassis. Kuni 20 000 ja siis kuni 100 000, mis oleks selline auto, millega sa lähed ise sinna kohale, tuled tagasi ka ja võib-olla ka siis ei pea garaaži panema, vaid iga päev asju ajada. Ilmselt võib-olla pere teise autona, kuhu poole inimesed peaks vaatama hakkama, mis pakuks neile seda, lähtume siis Audru rajast, mis meil siin Eestis on, pakuks seda sõidurõõmu, õppimisrõõmu ja samas nagu, ma ei tea, ei oleks liiga karm või liiga teadupärast, eks osad autod on jube võimsad, aga kui nad on esiveolised, võtan, ma ei tea, jälle võtan, mida ma tean, 156 GTA, eks ju, kui teil seal difrid ka vahel pole, siis ta veab su lihtsalt, esirattad veavad või 147 GTA ja nii edasi, eks ju. Ma võin alustada. Kujutage ette maailma, kus 3. seeria BMW-d on täielik haruldus. Keegi nendega ei sõida, mõni üksik fänn on sellel autol. Ja siis sa istud selle autorooli, generatsioonist olenemata isegi, ütleme, et see on korralik ja see on suurema rida 6 mootoriga. Et mis me siis nagu sellest autost arvaksime? Tõenäoliselt tahaks vähemalt loota, et meie teadmised ja kogemused ja autode hindamise oskused on piisavalt arenenud, et sattuda sellest masinast vaimustusse, küsida, et miks keegi ei osta neid, issand, see on ju jumala hea, jube hea juhitavusega, jube vinge äge. Ja ilmselt nagu kuulutaks seda tõde, et 3. seeria BMW on jube hea sportsedaan, mis sportlik sedaan. Nii et minu vastus on see, et odavamas hinnaklassis ikkagi, mis iganes BMW 3. seeria tüübid nagu taskukohased on, et seda mitte soovitada, see põhjus saabki olla see, et see on liiga kulunud, liiga teada tuntud vastus, eks ju, aga tegelikult on sellel ikkagi ka mingi põhjus. Mis iganes rajapäevadel, rahvasprintidel, rallidel, ringrajavõistlustel on iga jumala kord on Bemmi kutid kohal. Täpselt nagu Honda Civicu kutidki või kallimas hinnaotsa klassis siis Porsched, eks ju. Et see päriselt ongi selleks väga sobilik ja hea auto. Rida 6 bensiinimootor, läheb hästi pöördesse, väga siiliselt, eks ju. Tagavedu, hea kaalujaotus, kõikvõimalik selliseid juppe tükke, mida ringraja sõidul vaja võiks minna, alustades diferentsiaali lukkudest, lõpetades millega iganes. Navala sellele autole. Et jah, ei ole vaja üle mõelda. Lihtsalt osta endale mingit sorti BMW. Mulle endale näiteks väga meeldivad kompaktid, mis on natukene
ütleme eriti tänapäeval lühikese teljavahega tagaveolist autot nagu on järjest vähem saada. Et näiteks E46 kompakt, jah, arvame selle välimusest, mis me arvame, mina näiteks selle auto välimuse vastu ei ole. Aga mulle tundub, et see on näiteks päris mitmekülgne, et see võiks ka näiteks, ütleme, kui tehakse mingisuguseid rajapäevi või sprint kardirajal, nagu Rapla kardirajal, siis seal ta võiks tegija olla ja nii edasi. On ka tegelikult, jah. Nii et odavama otsa hinnaklassis 3. seeria BEM-id. Jah, siin on raske vastu vaielda, lihtsalt, et praegu selle jutu käigus mul tuli meelde, et kuna mu enda paar tuttavat on rajale sattunud 1. seeria BMW-ga, siis tänaseks on ka esimese põlvkonna 1. seeria juba nii odavas hinnaklassis ja ka olemas 6-silindrilisena, aga ta ei pea olema tingimata 6-silindriline, et ta võib olla ka mingi tutskem 4-silindriline. 318 IS näiteks. Täitsa võib ka 1. seeria peale mõelda. Aga no selles mõttes, et ega ta ei pea ju olema tingimata tagaveoline. Ütlen mina, kes ma sõidad ainult tagaveoliste autodega. Et tegelikult, et kui see, mis see hinnaklass oli, kuni 20 000? Kuni 20 ja selline. Et ma saan aru küll, et siin mõni võib-olla tuleb nürinoaga kallale, aga tegelikult seesama Honda Civic Type R, et ta on põlvkond siis, no tegelikult jällegi, et vahet ei ole, et ta on juba tehasest üpris jäiga vedrustusega, mis on nagu hea rajal, eks ole. Et ta on hea nagu nii manuaalkastiga, eks ole, hästi kõrgepöördelise mootoriga, mis on rajal omaette selline nauding. Et see võib olla ka mingisugune esiveoline hot hatch siis. Mina soovitaksin sellist esiveolist autot, mis tahab sõita, aga on valmis sõitma ka külgees, kui kurvis gaasi kergitada või niimoodi. Et see on lahe, et sa ei pea olema, see ei ole nagu, ma ei tea, ma ei ütleks, et algajalasega nagu mingi ülemõistuse käivan. Okei, ma ei ole sõitnud ise raja peal 205 GT-ga näiteks, eks ju. Et selle auto siis lembusest kurvis külge ette visata räägitakse legendi. Küll aga mul endal on 106 ralli. Ma olen sellega ka natukene rajasõite teinud. Kõik need jutud sellest karakteristikast, mida me kõik Briti autoajakirjadest oleme lugenud, vastavadki 110% tõele, aga see ei ole hirmuäratu, see on jumala fun. Et sellepärast, et põhimõtteliselt sellise auto enam-vähem niimoodi adekvaatselt kontrollimiseks, juhtimiseks, sul peab olema ainult see refleks paika õpitud, et kui sul hakkab ikkagi nagu see tagumine otsast nagu üle minema, siis lihtsalt kühvelda gaasi peale ja ta tulebki tagasi. No okei, jah, sa pead olema ka rooliga nii palju täpne, et see ei lähe sulle teisele poole pendlisse või midagi niisugust. Nii et sellised autod ma Civic Type R kohta liiga hästi ei tea, kui palju see laseb tagumiste ratastel välja libiseda, kui gaasi maha võtta. Aga jällegi Prantsuse kuumpärad on selle poolest tuntud. Vanemad Clio RS-id, Megane RS-id. Tõsi on muidugi see, et kui osta vanem Megane RS, siis ma kardan, et see on siis erinevalt võib-olla mõnest teisest autost natukene niisugune, et annab kuumassadel remontida midagi kuskil. Aga võib-olla see käib ka natukene see juurde. No ja kes kõigi nende autode puhul, kui me räägime sellest hinnaklassist, olgu ta esi- või tagavedu, et eelduseks on seal ikkagi see, et veermik on korras ja roolisüsteem on korras ja pidurid on korras. Et seal, kui puksid on vedelad ja pragunenud, et siis see auto ei ole ka nagu, see on see, et sa lähed, sa proovid ära, sul jääb selline mulje, et ei tea, mis auto see nüüd on, aga tegelikult sa ei saanud autost täita aimu, sest et sa läksid sinna pool rikkis autoga. Tehnoülematuse mõttes võis see auto olla täitsa igati pidi legaalne, aga tegelikult raja mõttes oli seal tugevalt vajaka jäämisi. Ja rehvidega tegelikult täpselt see sama lugu, et see on jällegi omadest kogemustest kõnelen lausa üllatav, kui selgelt saab lahja esiveolis autoga ehk mannerguga aru rehvide erinevusest. Et 2 uut jooksu rehvi, aga erinevad komplektid tootjate ja mudelite mõttes. Ja sellised ikkagi sellised tavapärased, keskpärase sõiduoskusega inimesed, kui nad saavad proovida ühte ja siis saavad proovida teist samal autol, siis saab aru erinevusest. On selliseid rehve, mis enne kui nad oma töötemperatuuri saavutavad või soojaks lähevad, siis nad on veidi sellised imelikud, eks ju. On mis iganes muid asju ka, et rehv peab ka olema siis selline adekvaatne. Okei. Teise autoga ma natuke selles mõttes mitte ei muuda reegleid, aga ma ütlen siis, et ei peagi teistele soovitama, aga milline on see kuni 100 000 eurot auto, millega sa tahaksid käia rajal, elada ka niisama, mis pakuks seda mõlemat? No ma ei tea, mina siin oma silmaklappidega väga midagi peale Porsche nagu ei näe. No tegelikult näen, aga ma tean, ma olen mingid teed olen juba läbi käinud ja ma arvan, et
kuni 100 000-ga saab juba päris kõva Porschega ringrajasõidu aga mõttes. täpsema, kas 911 või 718 või mis need kõik need Caymanid? No minu jaoks ikkagi peaks seal olema 6 silindrit, ideaalis ilma ülelaadimiseta ja käsikastiga. Et see tõmbab muidugi päris paljud moodsad autod maha, aga ütleme 991 Carrera, vabalt hingavana, suurepärane. Ta on ka turbomootoriga suurepärane, lihtsalt siin on võib-olla isiklik eelistus ja 6-silindrised Caymanid, et mida suurema mootoriga, seda parem kindlasti. Ja käsikastiga. Et käsikastiga on jälle see, et ega see lihtsalt taustaks, et ega see ringrajal tingimata kiirust juurde ei anna, et ta pigem võtab seda maha moodsate automaatkastidega võrreldes. Aga lihtsalt see on jällegi siuke isikliku eelistuse küsimus. Aga ma pakun siis midagi alternatiivset välja, et see on Eestis haruldane auto, aga jällegi kuulub nende niisuguste klassikute kilda ja selle saab oluliselt odavama raha eest kui 100 000-ga, et mis iganes Caterham. Et võib-olla see on natukene niisugune auto, et kuna ta on nii õhuke, siis see tahab natukene julgust saada. Samas, ega sa rajale, sa lähed ikkagi selle puuriga Caterhamiga, eks. Ja selle auto kohta ma ise olen saanud sõita ühe Estfieldiga, millel on üks väga huvitav BMW mootor vahel, aga see selleks, ma ei saanud sellega palju sõita, see oli veel ka toores masin, et olid mootori probleemid, tekkisid ja nii edasi. Aga Caterhamide kohta räägitakse, et see on, ütleme, sellise kiire sõidu algtõdede õppimiseks ka väga hea auto, sellepärast, et ta on nii, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles peaks ütlema, analoog auto, eks ju. Nii klassikalise valemi järgi tehtud ja jällegi ekstreemselt kerge masin, eks ole, mis tähendab seda, et see auto peaks ka rehvide ja pidurite mõttes pakkuma sulle niisugust head kogemust, et sõidad, võib-olla natukene jahtud ise maha, mitte auto ja lähed nende samade rehvide ja pidurikomplektiga jälle ja uuesti. Ja muidugi, kui tahta natukene rohkem autot enda ümber, aga jääda kerge ja briti päritolu auto juurde, siis ka Lotused, erinevad Eliised. Nendega, see on vist kuidas Lotto, et näiteks Peep Pihatola ütles, et temal oli see Lotus Exige seal Nürburgringil pikalt rajaauto ja ta ütles nagu sellist ühtegi mingit Lotuse viga või et Briti autot mingid tuled põlesid ja kogu aeg oli mingi jama, et ei olnud, et see oli üks tema nagu paremaid ja muretumaid autokogemusi, eriti arvestades, kuidas see auto pargib ka ainult Nürburgringil ja saabki ainult rajasõitu, et siis võib-olla sellepärast. Aga teisipidi võtta sellel Exige'il on ju Toyota mootor, eks ole? Ja. Manuaalkast, mille päritolu ma siin kohe peast ausalt öeldes ei mäleta. Aga ikkagi selline mõnes mõttes nagu elementaarauto, eks ju. Vot, me oleme siin nüüd kõvasti heietanud, kuigi võisid mulje, et mul üldse, kogu see rajavärk üldse ei meeldi ja ma ei taha midagi kuulda, siis ma teeks Tõnule siiski üleskutse, et jah, ma tehnilistel põhjustel see aasta rohkem ei osale, aga kindlasti veendke mind alati kaasa tulema, kui on minek. Võib-olla ma leian põhjuse 3 või 4, miks ma jälle tulla ei saa, aga kuskil sisimas ma õudselt ikkagi tahan. Et ma ei tea, mis värk sellega on, et vajab veel natuke teraapiat. Rajal näeme. Aga aitäh, et kuulasite ja järgmine kord jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.